No nii, tulemast taas minu kanalile kallid vaatajad, vaatame järjekordset videot, milles on taas kord unboxingu video. Minuni on jõudnud järjekordne pakk, kus on palju erinevaid pakke sees toodetest joomist, mis ma olen endale välja valinud ja mis on minu jaoks huvi pakkunud tooted. Vaatame nüüd seda, kus me seda pakki avada saaksime kõige õigemini. Nii, pakki saame avada siitpoolt. Hästi. Nii et vaatame ja proovime selle avada siis praegu kääridega. Nii, ongi avatud. Ja siit sees tuleb välja esimene pakend, mis on no natukene kortsus omadega. Ma ei saa näidata, sest siin on... Ei, tegelikult ma saan näidata küll vist. Ma saan... Ei, noh tegelikult aga nagu, ma ei tea. Siin näevad natuke meil kortsus välja siin. On meil üks toode. Teine toode on meil siis siukses pakendis. Väikse normaalne. Siin on mingid nimed ka peal, mingi A67 ja A67 on palju, mis see tähendab. Kolmes toode on siin. Jälle saan nad pakend natukene kahjustada. Aga tundub, et on kõik korras. Nii. Neljas toode on selline. Ja viies toode on sellises pakendis. Kõige kergem. Alustame siis sellest kõige kummalisemast pakendi, mis siin on siis see... ma tean, mis see on. Kohe näete, mis see on. Ja see ongi see, mis ma arvasin, et see on. See on muidugi tegelikult väga inetult on tegelikult kokku pakitud. No ma ei tea, kas on viisakas öelda inetult, aga nagu jaa. Aga see on siukene üsna suur hiirematt. Nii ei tohiks meil enam olla probleemi siis kus see hiirematti hoida. Mida mitte kus hiirematti hoida või kus hiirega liikuda. Ja siis saab siia panna ka klaviatuuri siia peale kinni. On selline ilus täheline hiirematt. Et seal väga suurt valikut polnud kahjuks, muidu veel ägedama võtnud, aga see on ka väitsa okei. Ma olen suur hiirematt ja nüüd seda hakkame ise siis kasutama ja tarbima. Nii, paneme selle nüüd kenasti eemale kuskile. Näiteks vot siia. Nüüd võtame siis selle kortsuspakendi, mis on vähemalt natukene turvaümbrikust pandud. See on väga hea, sest turvaümbrikud on väga head asjad nende pakkide saatmiseks. Nii. Ja siin pakendis on meil siis. Nii, kui ma selle kuidagi nüüd avada saaksin. Tegelikult vist ma saan selle välja tõmmata ka. Nii, meil on lumelaudri prillid siin sees. Just on selle kirja kuskile, ma ei tea, siia sinnapoole näiteks. Vaat nii, lumelaudripillid on siis kohale jõudnud ja kusjuures tegelikult nendega on väga hea siin olla, isegi tegelikult videot teha, sellepärast et kaitseb natuke selle lamp tules, mis mul siin on, mul siis taaskonnad põleb ja telefon, et mind oleks paremini näha. Ja need pildid ostsin sellepärast, et just tegelikult talvel, kui on lumetuisune ilm ja siis ilmi kaitsta, kuna mu enda lumelaudripillid on läinud kaduma, tegin nüüd need uued välismaalt. Ja et siis kaitseb lume sattumiseks silma nagu, või lume silma. Ja vaatame, mis meil siin siis sisaldub siis kolmandas pakis. Nii, ja siit sees tuleb meil välja siis väga ära pakendatud toode, üle kiletatud. Ja siit tuleb välja selline asi nagu
pealambikene. Et ma ei tea, kas on mingid akud või asjad sees. Et kas ta töötab, oi juhe, et see muidu kukub nagu ära. Hästi, nii, ja kus see nüüd töötab? Olgu, akusid vist tuleb laadida või midagi siukest, et ma ühesõnaga see näeb siukene välja, et siis võtame need korraks prillid eest ära. Võime pärast tagasi panna. Põhimõte on siis selles, et nii, oota, mis siin on? Nassoo, juhnu ka nüüd. Ja see käib pähe siis. Mul on siin see putt saba on taga, siis ta ei lähe just pähe nagu, et siis tuleb saba ära võtta või seda kanda tahad, aga et ühesõnaga peaks niimoodi siis töötama ja valgust tulema. Et jaa. Aga noh, seda ma saan hiljem siis kasutada. Et see laadima panna või midagi siukest, et praegu ta ei tööta. Aga paneme siis selle tagasi pähe ja tõesti see kaitseb ka valguse peegelduse eest, nii et kohe palju parem on videot teha. Meil on veel jäänud 2 pakki nüüd avada, ehk siis see pakk, 1 pakk veel. Nii, vaatame, kuidas me selle paki lahti saaksime. Ja siit seest tuleb välja selline asi nagu oih, üks kile kukkus sinna taha, pole midagi parata. Nii, see on siis mini portable vacuum, mis peaks aitama ära puhastada siis arvuti, klaviatuuri ja mujale sattunud prahi. Ja seda peaks saama kasutada siis jah, klaviatuuri puhastamiseks, siis selle auto sidustuse puhastamiseks ja isegi ka kodulooma pesa puhastamiseks väikeprahist, muidu see on väikeprahi jaoks mõeldud. See on muidugi siit jälle natukene sisse läinud ja noh, veits kannatada saanud, aga loodame, et toode ise on töökorras. Ups, siit kukkus midagi välja. Niimoodi, sükene pehmendus kukkus välja. Paneme selle karpi tagasi. Nii. Toode ise tegelikult näeb sükene parajalt suur välja või noh. Ja sükene pika juhtmega ka. Ja siin on otsikud, siis, mis saab selle toote külge paigutada. Et võtame siit näiteks välja võt selle peenotsiku näiteks, kus sa oled nüüd. Võtame selle peenotsiku välja ja selle paneme siia külge. Nii, kuidagi moodi ta peaks. No võib-olla väga sisse ei lähegi, pole hullu. Näed, nüüd on sükene palju siis. Puhastame kõik 3 musta ära. Selle ma olen kogemuslik kohe lahti panna proovile ja proovime siis ära puhastada nii palju asju vähe kui võimalik oma arvuti ümbruses. Aga tegelikult vaatame, seda siit ikka kätte saame või? Ikka ära tuleb ka, see õnnest ikkagi kinni ei jää, väga hea. Paneme seda otsiku ja oma pesta kenasti tagasi. Vot sedasi. Ja paneme need hetkel karpi võimalusel tagasi. Nüüd on veel viimane toode. Viimane pakk on vaja avada. Lõikame seda lahti. Nagu te näete, hakkab õuest kohe hämarduma, juba pimedaks minema. Tegelikult on pimedane, kui te pead seda aknast näete.
ja aknast on väljas valgem, aga tegelikult on pimedam, aga see ongi väga hea. Näete ilusate õhktaustu vähemalt. Niisiis. Õppadi ongi lahti lõigatud. Ja siit siis tuleb välja siis jess, seda muidu väga hea ongi. Aga ma ei tea. Folding desktop phone holder. See on siis telefoni hoidja, mis hoiab mul telefoni, kui ma tahan, et see oleks ilusasti hoitud. Ja see on selline musta värvi. Näeb, võtsin need otsid siukene. Ja nüüd seda tuleb lahti teha. Niimoodi. Ja telefon peaks käima siis siia vastu. Tegelikult ma lootsin ühte asja veel sellega seoses. Aga tuleb välja, et vahepeal ei tasu liiga palju loota. Aga pole hullu. Põhise töö ta teeb ära. Aga võt, et tegelikult võid laadida, et saaks kuhme alt läbi panna, siis läheks kohe kuidagi niimoodi, et ka mul samal ajal laeb, kui ta mul siin püsib, et võt nii. Aga noh, pole hullu. Et alati võib juurde neid asju tellida. Aga lükkan selle peale siis just ennast kokku tagasi. Seda on väga kohe täna kasutama hakata või varsti millegi ikka. Aga võt nii, meil ongi siis praeguseks nüüd kõik tooted selle ette näidatud. Mõned tooted on veel tulemas. Alati kõik ühe pakiga kohale ei jõua. Aga aitäh, et te seda videot vaatasite ja ma loodan, et teile see video meeldis. Ja kui teile video meeldis, siis kindlasti palun vajutada videole like, kommenteeri videot, kommenteeri midagi sõbralikku ja positiivset ning olge kommentaariumis inimlikud. Ja kui te pole minu kanal veel tellinud, siis palun vajutada subscribe nupust allpool, subscribe klikk niimoodi. Ja tutvuge allvideo infos oleva infoga ka, et vaatan allvideosse ka, seal on siis olemas peale igasugust informatsiooni ja kasulikku info, mida te võiksite või peaksite teadma, et soovitangi sellega tutvuda. Aastate infos te võite leida minu mängud veebipoe, mis on olnud koostöös Nexusega, minu Merch'i veebipoe ja Fanniposti info, kui saate meil Fanniposti saata, on see info olemas. Ja palju muud informatsiooni. Kindlasti laine, kuna on juba alati uus video, mida vaadata. Sellest on nägemist, mina olen Kunnalju ja koos taas järgmises videos.